Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidele edastada täna sõnnidele. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles sa ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Täna võtan 3 oraklikaarti, vaatame, millised energiat sealt tulevad ja siis mõned tarokaardid ka lisaks pärast. Aga esmalt võtangi ühe loomaenergia oraklikaardi sõnnidele. Vaatame, mis siit tuleb. Nii, tõstan korra kõrvale. No Saarma energia ja siin on sellised märksõnad ka nagu rõõm, selline seltskond, entusiasm, võib-olla seiklusrõõm ja selline elu nautlemise energia. Saarmas siis tervitab nagu võimalusi, tervitab heaolu. Selles, see on hästi hea suhteenergia ja toob kaasa sellist rõõmu. Et see on energia, mis ütleb, et naer on tervislik, et siin on sellist rõõmu ja head seltskonda ja kuidagi nakatab. Et väga selline vahva ja suvine energia, kus nauditakse elu, nauditakse seltskonda. Nii, vaatame. Nii, võtame siit veel sõnnile. No see on selline sees siiru-viiruline energia, pealt kullakarvaline. Aga see on selline kõik see sädelus, no sädeluse glitteri energia on ju. Et kuidagi millegi osas on mul vaja näha sinna sädeleva pealispinna alla. Et näha seda tegelikkust, et see on see pealt kullakarvaline. Aga see võib olla inimene või mingisugune ettepanek või mingisugune võimalus. Et siin võib olla, et see, nagu see tegelik pale ei ole päris see, mida võib-olla proovitakse välja näidata. See võib ka näidata vahest, ma ise varjan pisut ennast maski taha, et ma tahan näidata, et väliselt ma näitan välja midagi muud, mida ma sisemiselt tunnen. Et see võib ka viidata sellele, et tegelikult vahel ma proovin ka selles energias, ma tunnen, ma proovin kuskile sobituda, aga ma tegelikult ei tunne, et see on minu jaoks või et see on päris mina, et on inimlik näidata ennast paremana ja millegi või kellegi osas, aga jaa, et palutakse kuidagi näha millegi või kellegi osas sinna särava pealispinna alla. Vahest suhtes võib näidata, et tähelepanu pälvimiseks lisame niinimetatud vürtsi juurde, aga varjame sellega nagu tegelikku iseennast, et ma nagu väliselt proovin väga kellegile näiteks meeldida või ja vahel võib näidata suhtes, et keegi justkui paistis väga särav, aga kui see sära sealt maha koorida, siis see võib-olla ei olegi, et ilmub palju, justkui keegi, kui ma arvasin, et ta on selline, siis justkui ma ei tunnegi ta nagu võõras inimene, et arvasin, et ma arvasin ennast, et ma tunnen, aga tegelikult ei ole hoopiski selline, nagu ma ette kujutasin, et midagi on nagu seal särava pinna alt tuleb välja midagi muud, mida ma võib-olla ei osanud oodata. Et kuidagi millegi osas on nagu jah, et ma tunnen alati, et keegi selline varjatus on, et kõik ei ole päris kuld, mis hiilgab, et kuidagi kas ma ise proovin välja näidata või siis kellegi osas võib tekkida selline tunne, et seal tegelikult oli seal, kui maha kõik see glitter koorida, siis oli seal all tegelikult hoopis teistsugune inimene, kui ma arvasin. Või ka olukord, et mõni olukord võib ka tunduda, mõni pakkumine tundub väga hea, aga tegelikult
on seal taga natuke midagi muud. Et ma ei ütle, et sealt nüüd on ainult, et midagi väga halba, vaid seal justkui midagi, milleks ma võib-olla ei olnud valmis või midagi, mida ma ei osanud oodata või näha. Et justkui keegi proovis olla parem, mitte et ta ei sobiks mulle sellisena, nagu ta tegelikult on. Et võib ju ka nii minna, et ka mina sobin sellisena, nagu ma tegelikult olen, aga ei pea ennast proovima võib-olla paremini näidata. Et siin on jah selline oht, et võib-olla kõik ei ole päris nii, nagu paistab. No, väga mõnus energia tundub olevat juba sellise värvigamma järgi. Et rahuenergia, see on energia selline see on selline soovimatutest ja või häirivatest mõtetest vabanemise kaart, et pole mõtet muretseda asjade pärast, mis ei ole meie kontrolli all näiteks. Et see ongi see energia, mis ütleb, et muretsemine ei too lahendusi. Et see on nagu selline teadlik ümber häälestumise positiivsele just nimelt. Teadlikult häälestan ennast ümber positiivsele. Et ei mõtle, aga kui oleks, poleks, nende peale ma üldse ei mõtle. Ma teadlikult keeran, nagu häälestan ennast ise positiivsusele. Et keskendun sellele, mille eest ma olen tänulik näiteks. Mis on hästi. Et millega mul on kõik hästi, mida ma naudin, et tunnengi seda rõõmu sellest. Siin on selline, see on hästi selline vallatu ja vahva ja rõõmus energia siin see. Ja see Saarma energia. Ja loon teadlikult rahulikuma keskkonna. See on, ma teen väga teadlikult tööd sellega, et mul oleks hea, keskendun endale heale, lükkan kõrvale kõik negatiivsuse, ei keskendu sellele. Loon seda head aurat enda ümber. Ja loon seda häälest on hästi teadlikult, lükkan kõik negatiivsed mõtted. Et väga tark energia, ei ole alati lihtne seda saavutada, aga minu arust väga-väga tark energia. Et teadlikult otsingi kõik need head asjad ja astun kõrvale kohe, kui ei ole minu jaoks hea. Ise loon enda ümber selle hea ja mõnus aura. Nii, aga vaatame sõnnid. Mõned tarokaardid ka siia lisaks. Sauade kuus. Sauade kuus, no väga tore kaart. Ja sauade kuus on energia, kus, no siin, see on võidukuse kaart. See on, ma väljun lahingust võitjana energia ja ma olen edu ja ma olen ka tähelepanu väärt. Et võib-olla midagi, mille kallal ma olen pingutanud, olen tublisti tööd teinud, siin on lõpuks see edu. Ja see on tähistamise energia, ma tähistan midagi, ma rõõmustan millegi üle näiteks. Ja et see on et kuidagi siin on selles eelnenud on pingutus. Et siin on ka baleriin, kes on teinud väga palju tööd selle nimel ja nüüd ta lihtsalt võtab väga alandlikult selle aplausi vastu. Ja see tundus võib-olla teistele vaadata nii lihtne ja nii kerge, kuidas ta seal liugles, aga tegelikult selle taga on tohutu töö, distsipliin ja kõik see enese ületamine. Et ja nüüd siin nii, ma luban endale särada. Ja see on kaart, mis ütleb, et aktsepteeri teiste sellist tunnustust ja lae ennast selle energiaga, et saada energiat järgmisteks sammudeks. See on ka kaart, mis ma ütlen, et ole valmis ka oma oskuseid, oma teadmisi teistega jagama, et võta julgelt juhi roll, et see kaart viitab ka sellele, et aga väga selline ma tunnen, et ma väljusin võitjana ja ma saan tunnustust, ma saan kiitust millegi üle, et see midagi toob mulle edu ja see on tähistamise energia. Tähistan midagi ja mitte üksi. Et väga selline, mind pannakse tähele energia. Ja võtan vastu nagu näiteks õnnitusi või kiitusi või midagi sellist.
millegi üle on mul väga hea meel. nii, Sauade kuninganna, et võib olla tegemist siis jäärelõvi hamburiga, aga Sauade kuninganna on minu jaoks, see on minu jaoks selline kuninganna, kes toob valguse. Sauade kuninganna on energia, kus aeg on olla julge ja astuda oma elu rambivalgusesse ja siin astutakse ka rambivalgusesse. Et mitte karta olla tähelepanu keskpunktist, siin ollakse hästi nagu toetavad energiat, väga üksteist toetavad energiat, et mitte karta olla tähelepanu mitte pisendada, et kõik võtta tänuga vastu, et enda soove ja enda võimeid kindlasti mitte pisendada. Ja jälle selline jagada oma mõtteid, jagada oma kirge, et kui ma siin ka just ütlesin, et võib-olla ma pean jagama oma andeid ja teadmisi, et siin jällegi Sauade kuninganna soovitaks seda teha, et kõike kirega suudan teisi inspireerida. Ja kuidagi selline mind respekteeritakse, et minu jaoks alati Sauade kuninganna astub tuppa, siis nagu päike tuleks tuppa. Et siin on ka seda päikese glitteri energiat, on ju. Aga selline riskivõtmise energia, Sauade kuninganna ütleb, et ma saan hakkama. Et teeme ära, saame hakkama. Ei löö millegi eest risti ette, et isegi on hea lükata ennast olukorda, kus sind ümbritsevad just nimelt inimesed, hästi selline sotsialiseeruda, luua uusi kontakte näiteks, aga ka väga-väga hea energia armastuse leidmiseks. Sest Sauade kuningannat märgatakse. Et ükskõik oled sa siis naisterahvas või meesterahvas, igal juhul see on energia, kus mind pannakse tähele ja kuidagi pilgud pöörduvad. Nagu päevalilled keeravad päikese poole. Oi, kuidas mulle meeldib mitmed lugemised, mis ma olen nüüd teinud, see on nagu kusjuures viimane, sattus seekord viimaseks, siis mulle meeldib, et ma võtan 4 tarokaarti, on tulnud mitmel juhul, et minust oli hambur ja äkki oli kaljukits, kellel tulevad oma energia siia lauda. Et sõnil on ka, siin on the wise one, on ju, et paavsti energia, see tarkuse energia, sõnni enda energia tuleb lauda, siis ma tunnen, et ma olen jõudnud kuidagi, ma tunnen ise endana ennast, ma olen enda elemendis, ma tunnen enda kehas ennast hästi. Et midagi on, et kui ma olen jõudnud enda selle energiakaarti, siis minu jaoks see on midagi, kus ma tunnen ennast tõesti hästi, et midagi on hästi, aga see on pühendumise energia ja väga tark energia, et mulle paavsti energia on kaart, kus on sellist paindlikkust vaja, andestamist, paavst on alati väga andestav, siin on mingisugune tarkus paavsti puhul, võib ka olla, et mul on nagu selline õpetaja, nõuandja, autoriteet, keda kuulatakse. Siin ma ütlesin ka just, et sind kuulatakse, et sina võid ise see olla, aga võib-olla sa vajad kedagi. See on tegelikult selline tõe otsimise energia, endasse uskumise energia. Siin on pärilikkus ja teadmised ja tarkused ja siin on õppetundid, mis on väga mõjuvõimsad, on ju. Aga see on usu taastumise energia. Ma nagu taastan millessegi usku. Mul on vaja näha, kuhu ma millegi osas olen teel, kuhu ma jõuan. Aga siin on traditsioonid, siin on pühendumine, võib-olla ma loon traditsioone, siin on pühendumine. Tihti selline sidumine nagu abielu ja kõik see traditsioonid on siin väga olulised sõnni kaardi puhul, et paavsti kaardi puhul. Selline valgustatud saamine, energia on millegi mõistmine, et oma tee leidmine tegelikult, et ma olen selles energias hästi selline avatud ja vastutulelik ja proovin mõista ja see on energia, kus aeg-ajalt vahel inimesed veavad alt. Aga ma suudan säilitada inimlikkuse siin energias. Ma tunnen alati sõnni puhul, et ta suudab, see on see andestamine. No paavst on ju, ma andestan, et ma annan subatud andeks. Et siin võib olla keegi, kes ei näidanud mulle esialgu sellisena, nagu on see tõde, et siin pealispinna alt tuli midagi muud välja. Aga siin on selline andestamise energia.
aga jah, et sellise, ka ma võib-olla paavsti puhul on selline tunne, et ma soovin ise olla kuidagi parem versioon iseendast. Et kuidagi minus on tekkinud sellist paindlikkust, et võib-olla kui ma enne olin mingites raamides, siis kuidagi mingi paindlikkus, et justkui jaa, et on aeg leida see tarkus ja usk paremaks, mingiks paremaks, mingi parem tee. Aga kindlasti saab juhinduda. Minu jaoks ja selle paavsti kaardi puhul justkui mind suunatakse, et mind kuuldakse, mind on kuulda võetud, hästi tark energia, küps energia. Aga õiglus ka tuleb siia välja. Et kuidagi sõnn ja saab oma elementi, et sõnnil ei ole olnud lihtsad kaardid, aga siin on kuidagi lõpuks tuleb mingisugune edu läbi lahinguid, läbi draamasi võib-olla, et siin eelnevad sellised draamaenergiad, egode energiad. Kuukaart, rahu, kuukaart, no võib olla mõnel sõnnil tegemist kaladega, aga kuu on alati see energia, kus nagu on saladuste kaart ja vot siin ma tunnen ka, et kuu puhul on millegi osas nagu selline vaikus, pigem ma ei avaks kõike, ma ei räägiks kõike välja, hoiaks midagi endale või siin hoitakse. Siin on raske, kuu valgus on kindlasti raske mingisuguseid teemasid lahendada, sest mul ei olegi kogu infot, ma ei saagi lahendada midagi, et ma võib-olla ei mõista kedagi, et siin on see kaart ka, kus nagu ei ole päris keegi, päris see, kelle nad on ennast näidanud või see olukord ei ole päris selline, nagu ma esialgu eeldasin või mulle tundus või mulle näidati. Et siin on millegi osas, ma tunnen, et mul ei ole nagu täit teadmist, täit selgust ja ma väga proovin võib-olla mõista või näha, aga lihtsalt kuu energias ei olegi see võimalik, et selles energias on jah, raske selgelt näha, raske otsuseid teha, võib-olla ka teist osapoolt mõista. Aga kuu palub alati rahuneda, hingata, et siin ka see kaart siin on ju, et teadlikult keskendun positiivsele. Et vahel ongi see, et muretsen millegi pärast ja lihtsalt see hirmud ei lasegi asjadel mul selgelt näha ja võimalik, et olengi olukorras, kus veel ei olegi kõiki vajalikke vastuseid olemas, et kuu puhul tihti nii on, et lihtsalt ei olegi see energia, et kuu soovitab alati hästi usaldada oma intuitsiooni. Et siin on kuul ka need sümbolid, metafoorid, selline taju, unenäod, nägemused. Aga ja siin kuu lihtsalt tekitab sellist ebakindlust, sest ma ei tea. Aga siis on sellised illusioonid ja saladused ja see on lihtsalt selline, millegi osas mul ei ole täit selgust. Et ma veel ei tea, kuhu see viib, aga see ei tähenda, et see on halb või see on hea, ma lihtsalt veel ei tea. Mul ei ole millegi osas kõiki vastuseid. Või ma ei mõista veel mingit olukorda. Aga sellised sõnumid sõin sulle seekord. Suur aitäh, et kuulasid.